Tuhat 1918 Gustav Adolfi gümnaasium. 24. veebruaril kuulutati välja Eesti esimene vabariik, mis tõi endaga kaasa mitmeid ümberkorraldusi. Aprillis otsustas gümnaasiumi pedagoogiline kollektiiv koostada eesti õppekeelega gümnaasiumi õppekava. Selle eesmärk oli jätkata emakeelse keskkooli väljaarendamist, astudes samal ajal vastu okupatsioonivõimude saksastamispoliitikale. Põhikiri esitati sõjaväevõimudele kinnitamiseks, kuid see lükati tagasi. 28. novembril tungis Punaarmee Eesti territooriumile, millest sai alguse vabadussõda. Eesti riigi kaitsmisel osales vähemalt 129 noormeest, neist 7 hukkus. Tekkisid mitmed probleemid. Saksa päritolu õpetajad lahkusid ja õppetööd häirisid vanemate õpilaste kaitseliitu mobiliseerimine. 6. detsembril suleti kool ajutiselt õpetajate puudusel ja paljude õpilaste äraoleku tõttu. Saksakeelsed klassid likvideeriti ning nende õpilased võisid kooli jääda tingimusel, et nad sooritavad eesti keele eksami. 30. novembril 1918. aastal annab Eesti ajutine valitsus välja deklaratsiooni, milles kuulutati välja rahvakooli uued põhimõtted. Üleüldine, sunduslik ja tasuta algharidus, mis on eelnevaga võrreldes pikema õppeaja ning avarama õppekavaga. Need seadustati 1920. aastal. Arenes ka klassiväline tegevus, korraldati linna jalgpalliturniire ning korvpallikohtumisi. 1919. Laastatud koolihoones olid distsipliiniga raskused, kuna endisi lahingumehi tuli uuesti kohandada kooli korraga. Lisaks äärmiselt kehvale tasemele oli probleemiks ka õpilaste alatoitumus, mis põhjustas mitmeid tervisehäireid. Juuni alguses valiti uueks direktoriks Aleksis Kuusik. Kool algas 15. septembril ning järk-järgult alustati üleminekut 6-klassilisele kohustuslikule haridusele. 1920. Korrastati kooli raamatukogu. Vahendeid nappis, kuid õppetulemused hakkasid märgatavalt paranema. 1923. Tallinna linna poeglaste gümnaasium. Oli reformide ajastu, mil õppimine algkoolis oli tasuta, kuid gümnaasiumis tasuline. Esines probleeme õppetöös ja paljudel jäi kool lõpetamata. Õpikutest tunti puudust, taotleti suuremal määral võõrkeelte õpetamist ja hakati vaeva nägema esteetilise kasvatusega. 1932. Tallinna linna Gustav Adolfi gümnaasium. Hakati korraldama iganädalasi üldkoosolekuid ning tegeleti sisekorra ja distsipliini küsimustega. 30. aastad tõid aga kaasa koolisüsteemi diferentseerumise, mille tulemusel kannatasid oluliselt ühtluskooli põhimõtted. Keskkool oli maksuline, mistõttu paljudel ei olnud võimalusi edasi õppimiseks. Kui 1920. aastatel oli haridus eeskätt ühiskonda integreeriv tegur, siis 30. aastate keskpaiku tugevnes hariduse, eeskätt teise taseme hariduse selekteeriv toime. 1940. Algab Nõukogude Liidu okupatsioon.
Arnold Humal oli Eesti matemaatik ning Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemik. Paul Aliste oli üks Eesti mainekamaid keeleteadlasi. Ta töötas pikalt Tartu Ülikooli õppejõuna ja tema elutööks võib pidada vadja keele uurimist. Muuhulgas oli Aliste taimetoitlane ning väidetavalt olevat ta tundnud 100 000 Eesti inimest. Felix Moor oli näitleja ja pedagoog ning esimene raadioreporter. Ilmar Ojalo on tuntud kui maalija ja restauraator, ühtlasi ka kui laialdaste kultuurihuvidega isiksus. Vladimir Alumäe oli kuulus viiuldaja, Tallinna konservatooriumi professor ja rektor. Ta tegi palju lindistusi ja plaadistusi nii Eesti kui maailma muusikas ning oli ka paljude heliloojate teoste esmaettekandja. Hardi Tiidus oli üks populaarsemaid Eesti telesaate juhte. Samuti töötas ta teletoimetaja, ajakirjaniku ja tõlkijana. Ta oli ka erakordselt suurte teadmistega hinnatud ajaloolane. Ralf Parve oli tuntud Eesti kirjanik, kes viljeles tendentsluulet ning kodanikulüürikat. Tema sulest on ilmunud luulekogud Sõduri südamest ja Vabadussamba vari ning mitmed lasteraamatud. Und ich frag dabei, bist auch du so treu wie das Blau deiner Augen. Ein Blick nur in dein Angesicht.